Kolkablika! Jou, tore Kolkablika kuulaja. Hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. Minu nimi on Liina, kutsun endki Kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. Kuigi meil eestlastel ma olen viimasel ajal mõtisklenud, on see uue aastaga seotud soovimine kuidagi ilgelt ära reguleeritud. Ei tohi seda öelda enne, kui on kell kukkunud ja siis ei tohi seda öelda pärast 6. jaanuarit, siis ma ikkagi alustaksin täna reegleid rikkudes, sest ei ole me ju rääkinud peale seda, kui veel ei tohtinud uut aastat soovida. Ja kuigi nüüd täna on 9. jaanuar, ei tohi nagu täna ka soovida, siis ma ikkagi soovin. Ma soovin sulle parajat uut aastat. Loodan, et see aasta toob sulle kõik seda, mis sa sellelt aastalt tahad. Täna on kõige nagu klassikalisem traditsiooniline Kolkablika Liina saade, ehk saade, mida ma olen teinud alates esimesest hoost, Kolkablika horoskoop. Ja nagu ma olen esimesest Kolkablika horoskoobi saatest saati kuulutanud, siis jaanuar on parim kuu, kus teha uue aasta lubadusi, sest see on veits nagu selle kuradi Spotify aasta hittidega, kas ma juba rääkisin sellest või? Nii pinda käib. Ma ei tea, kas on sellega seotud, et ma olen nagu detsembris sündinud, on ju. Ehk väga tähtis kuu mulle detsember. Kas ma ütlesin, ma olen septembris sündinud või? Ma olen detsembris sündinud. Väga tähtis, kui ma tegelikult saan aru, et ilmselt nad ei taha, et umbes sellesse mingi Spotify aasta hitti tuleks, ma ei tea, mingi All I Want for Christmas is You, on ju, aga alati see tuleb välja kuskil mingi novembri lõpus ja ma olen nagu mingi, aga ma kuulan ju nagu detsembris ka muusikat, et kuhu nagu detsember jääb. Ja nagu me kõik teame, siis, või ma tegelikult ei teagi, kas sa tead, kui sa nagu mind kuulanud oled, siis võib-olla tead või jälginud. Jaanuar on saanud nime Jaanuse järgi ja Jaanus oli vist Rooma, ma ei tea, mingi siukse Lõuna-Euroopa riigi või nagu tsivilisatsiooni jumalus ja tal oli 2 pead, üks vaats ettepoole, teine vaats tahapoole, nii et nagu ideeliselt juba nagu absoluutselt tegelikult juba mõeldud kuuks, kus sa nagu vaatad tagasi, et kuidas siis läks see aasta, mis möödus ja mõtled nagu ettepoole ka, et mis siis me sellest nagu võtame. Ja kui sa oled vaadanud minu neid kokkuvõtteid viimast saadet YouTube'is, siis sa tegelikult võib-olla juba nägid, et ma nagu veits samaaegselt oma kokkuvõtetega juba hakkasin tegelema oma Kolkablika horoskoobiga, ehk valisin oma enda sellest jutust, mis ma eelmine kord rääkisin, välja mingisugused lõigud, millest siis on saanud uue aasta, nagu horoskoop uueks aastaks. Ja täna ma siis sinuga koos vaatan oma uue aasta horoskoopi ja mõtlen nagu kõva häälega, et mis ma siis tahan, et see uus aasta nagu tuua võiks. Aga enne kui me võib-olla selle horoskoobi juurde läheme, siis nagu jutu jätkuks eelmiseks korraks, kus oli mul ju see uue aasta lubadus, eelmise aasta uue aasta lubadus veel nagu täiesti tegemata, ehk Eegu Millikat ei olnud tulnud ja ma olin 4 päeva aega, et seda Eegu Millikat oodata. Et kas ta tuli siis või? Kas ma tegin ära oma uue aasta lubaduse? Ma ei tea, mul on kuidagi elus ikka vist nagu vedanud, ma ei tea, geenidega või? Mul on iseendaga vedanud elus, sest mu aju ikka nagu, ma oskan nagu kõik asjad ilusaks rääkida. Nagu ma oskan sellest sitast saia küll teha ja kuigi mul ei tulnud ära Eegu Millikat, sest nagu ühtepidi ei saagi enam Eegu Millikat ära tulla, sest ma ei tea, mis ma oleks sinna muuseumisse pidanud neid kroone varastama minema või. Kodus mul on umbes mingi vist 75 Eesti krooni alles. Eegu Millikat ei tulnud, siis ei tulnud mul ära ka seda ekvivalenti, et mingi 70 000 eurot mul ka veel kontol ei ole. Aga põhimõtteliselt ma siin olen natukene neid numbreid ragistanud ja nagu sendimillikas ma ilmselt juba olen. Sendimillikaks ma vähemalt sain. Aga peale selle veel, selle ma arvutasin alles umbes mingi täna hommikul välja, et sendimillikas ma peaaegu olen, kui me natuke võtame arvesse seda loogikat, et kuidas ühe bitcoiniga juba oleks Eegu Millikas olnud.
sest oi, kuidas Bitcoin kukkus see aasta, onju. Ja noh, ma loodan, et ta veel nagu ei tõuse ka ausalt öeldes, sest siis seda rohkem saab ju nagu juurde osta, onju, odavalt. Siis peale selle mul tegelikult oli juba veebruaris välja mõeldud, siis kui ma tegin oma need 100 eesmärki, millest nüüdseks on saanud 72 eesmärki ja tegelikult ma olen nagu väga lähedal, et teha uus update oma eesmärkidele, mu eesmärkide listile, 100 elu eesmärki, millest sai vahepeal siis 72 elu eesmärki. Ma olen väga lähedal, et see on nüüd 49 eesmärki. Nii et ma olen nagu, no tegelikult jumala hästi, nagu aasta ajaga nagu -50%, no umbes nagu Bitcoin. Aga nagu positiivselt. Mulle tegelikult meeldis see ka, et Bitcoin kukkus, nagu see on vaestele inimestele parim asi üldse, ega ta tõuseb raudselt uuesti üles ja siis see on umbes nagu mingi ilgelt suur soodukas ja ma loodan, et ta veel kestab tõesti mõnda aega. Igatahes ma mõtlesin välja siis veebruaris, et mis võiks olla nagu siuke, noh, kuidas ma ta nagu tähistada tahaks ja nagu see Millika lugu on mul üldse siuke pikk lugu. Hakkas see 6. septembril Riia lennujaamas. Mul oli mingi ilgelt pikk istumine seal Riia lennujaamas, ma pidin võtma mingi nagu vahe, noh, ootama seal ühtele lendu teise järgi ja nii edasi. Ma lugesin seal seda Napoleon Hilli kuulsat raamatut, mille ta kirjutas 1930. aastal, noh, väga ammu, varsti on 100 aastat möödas sellest. Et kuidas saada rikkaks mõtlemist muutes rikkaks või midagi sükest on selle nimi. Ja seal ta umbes mingi 200. leheküljel luges ette 7 väga positiivset emotsiooni, millele siis inimene võiks keskenduda, kui ta tahab oma seda rikkuse teed alustada, sellepärast et noh, nagu iga ESO ja eneseabiraamat räägib, siis nad räägivad kõik enam üht sama juttu. Ja põms, kui see nagu ühe väljavalib, mis hea on, siis nagu sellest tegelikult juba piisab või nagu edasi-tagasi uuesti lugeda. Nad räägivad, et see, millele sa keskendud, seda sa lood oma elus juurde, onju. Ja et tema siis soovitas, et noh, need on need positiivsed emotsioonid, kui sa nagu nendes emotsioonides nagu rohkem elad, et siis sul nagu noh, hakkabki toredam olema. Ja tol hetkel seal Riia lennujaamas siis mina otsusin, et davai, et mina saan vähemalt 33-aastaselt euromiljonäriks. Tol hetkel mul oli siis aega umbes mingi 3 aastat selleks. Nüüd ma olen 32, mul on aega veel nagu natuke vähem kui 2 aastat, sest me kõik teame, et nagu 33-seks ma saan see aasta, aga nagu ma olen veel aasta otsa pärast aga 33 ju. Ja siis, kui ma hakkasin seda Ego Millika asja rääkima, see oli nagu siuke mingi etapp seal selle euromiljonini jõudmisel, siis ma mõtlesin nagu tähistus, ma tahaksin neid positiivseid emotsioone oma kehale tätoveerida ja siis ma seal aasta lõpus jälle mõtlesin oma selle oskan sitast saia teha peaga, et noh, võib-olla mul nagu neid numbreid veel kontol ei ole, aga siis see manifesteerimise seadus ja need ju räägivad, et kui sa hakkad manifesteerima, et sa peadki olema nagu sealt lõpupunktist umbes hakkama välja rääkima, et noh, et ma olen nagu mul on mingi iha, ma tahan saada noh, näiteks seda Ego Millikat on ju, et siis noh, sa peadki nagu suhtuma sellesse nii, et see nüüd ongi juba minu oma. Ja siis nagu elama sellest tundest, et see nagu ongi sinu oma ja siis ta mingi hetk nagu tuleb su ellu ja ma olen tõesti veendunud, et küll ta ikka tuleb, ma olen nagu noh, ega mina alla ei anna. Ma annan väga palju alla, aga ma annan alla selleks, et mitte alla anda. Ma annan nagu alla vahel, et nagu saada mingit värskust ja lahti võib-olla mingitest tunnetes, mida mingid teised inimesed on mulle kuidagi pähe pannud või isegi võib-olla mitte nii väga nagu teised inimesed, vaid ma ei tea, ühiskond, et umbes niisugune peab olema või mida peab tegema nii edasi, on ju. Selles ma vahel nagu annan alla, aga et nagu see, siis ma nagu puhastangi seda oma nagu seda lõpu motivatsiooni ja noh, nüüd mul oli veits nagu hasart ka. Igatahes ma siis seal aasta lõpus sain aru, et isegi kui mul nagu ei ole võib-olla seda neid nulle, noh, see sendi millikas võib-olla on ju, neid nulle seal kuskil kontod või nii edasi, siis noh, põhimõtteliselt ta võiks olla minu oma, on ju, aga teistpidi ma olen neid kõiki emotsioone oma elus tundnud ja ma olen neid emotsioone tundnud eelmisel aastal tegelikult või nagu ma vist ju rääkisin ka ühes saates, et nagu siukest õnne, nagu mina jaanipäeval tundsin, mina varem elus ei olnud tundnud. Nüüd ma arvan, et ma olen selle nagu armastusega ära tundnud, mis oli veits teine siuke asi, et enne nagu täpselt ei teadnud, et kas ikka olen päriselt tundnud ja siis ma tundsin nagu tegelikult ma olen nagu noh, see tätoveering on igatahes väga täpne aasta lõpetuseks, nii et siis viimasel päeval, 31. detsembril ma tätoveerisin enda jala peale
vaatega enda poole, tegelikult tätoveerimises on hull see teema, et sa ikka peaksid nagu üldiselt teistele esitlema, et nagu kui sa paned, ma ei tea, mingi kirja peale, et sa ikka üldiselt ei pane seda nagu enda suunas, on ju, vaid nagu teise suunas. Ma panin nii, et mina nüüd vaatan maha, et kui mu pilk on nagu kurv või hakkan maha vaatama ja nagu enam ei jaksa, et siis sealt vaatavad mulle vastu need 7 toredat emotsiooni, mis siis tuletab meelde, et pea püsti ja küll kõik läheb täpselt nii, nagu ma ikka ise tahan. Ja need emotsioonid on romantika, lootus, usk, armastus, entusiasm, seks ja tahtmine. 7 positiivset emotsiooni. Nii et vähemalt ma sain eelmisest aastast kätte kõik need tunded, mida ma nagu mida ma kuidagi seostasin selle Egumillikaga. Nii et see on siis mu Egumillika lugu lõpetatuna. Nüüd lähme aga siis Liina kolkablika horoskoobi juurde. Ma mingil määral siis juba nagu 2-1 tegin selle eelmise saatega koos, ehk see oli mu nagu siuke inspiratsioon ja sealt ma nagu korjasin asjad üles, aga ma olen nüüd nagu veits täpsemaks kirjutanud ja ma loen ta kõigepealt ette, siis ma nagu hakkan neid jutte võib-olla rääkima, et mis siis üks või teine asi või mida ma nagu sellega mõtlen või ootan või loodan, okei? Esiteks siis on tõdemus. Minu tõdemus eelmise aasta nagu põhjalt kokku võetuna on see, et paber, pliiats ja matemaatika aitavad. Ma luban, et ma naudin taganttuult ja kuulan oma keha. Värskendavad endiselt uus töö ja LV-kott, mu vaesed LV-kotid, Louis Vuittoni või siis nende uus nimi on nüüd Liina Väätsalt kotid, sest Väätsal ma olen, on ju. 4. soovitan ma endale 2 asja. Esiteks seda, et sõrmede liigutamine on tervisele kasulik ja teiseks soovitan ma endale õppida uusi tundeid pähe. Siukse lause ma ütlesin seal eelmine kord, aga ma arvan, sellega ma nagu vist veits ikkagi mõtlen seda, et nagu veel rohkem lasta endal tunda neid positiivseid, toredaid emotsioone ja nagu just lubada ja mitte olla neist nii hirmul, nagu ma olen rääkinud varem, et mina kindlasti olen neid tundeid kartnud. 5. küsimus, Liina kolkablika horoskoop 23 on, mul on endal ju väga tore, eks? See peab küsimus olema. Mul on ju väga tore, eks? Mul on ju tore, eks? Mul on tore, eks? Kõlas küsimusena või? See on igatahes küsimus. 6. ma kinnitan, kusjuures kinnitus, selle ma võtsin täna hommikul, võtsin kaardipakist oma tarokaartidest, sest ma seal oma põlevana 2 nädalat tagasi ei olnud taibanud kinnitada midagi. Kinnitus kõlab järgnevalt. Naudin oma üksindust, suudan kohe lakata üksi olemas, kui seda soovin. Ja reaalselt see tuli kaardipakist, see nagu nii ilusti sobib sellesse eelmise aasta otsa või eelmise aasta horoskoobi otsa, kus mul oli ju, et kõik viin lõpuni, et kus on lõpp ja siis ma leidsin selle lõpu ja jätsin oma peika maha ja see oligi mu see lõpp ja siis nüüd kaardipakk siis teatas mulle, et nüüd on siis aeg nautida oma üksindust. Ja 7. lisakomm on see, et ninaraamatusse. Kas sa juba oled kirjutanud oma kolkablika horoskoobi või? Õpetus on olemas kolkablika Instas, ilmus ka kolkablika newsletteris ja siis sealt me selle screenshotina Instasse panimegi, nii et sealt võid selle leida. Ja see kogu idee on see, et see on lihtsalt mingi lõbus asi, mille kaudu nagu mõelda läbi, et kuidas uus aasta tuleb või mis sealt võiks tulla, miks ma seda horoskoobiks kutsun, on see, et kunagi ma lugesin, kui mul nagu esimest korda tekkis horoskoobi vastu mingi siuke huvi ja ma hakkasin nagu mõtlema, et mis värk on, et nii palju nagu teemad selle ümber, et peab ka nagu oma nina sinna sisse pistma, siis ma lugesin kuskilt, et horoskoop sõnana tähendab aja vaatlemist. Ja see on tegelikult loogiline, sest ju horoskoop käib väga palju ümber selle taeva, mis tähted ja kuidas tähed liiguvad ja päike liigub ja nagu toona, kui veel ei olnud kalendrit, kui ei olnud veel välja mõeldud seda, et meil on, ma ei tea, sekundid ja minutid ja ei oldud välja arvutatud võib-olla seda ja täiesti nagu hull, kuidas nad üldse suutsid selle nagu lõpuks paika panna, aga tegelikult see ju natuke ikkagi lohistab, sest on liiga aastad ja nii edasi. Siis toona oligi aeg, oligi taevas, sa vaatasid, kuidas seal, ma ei tea, Orioni vöö tõuseb talve poole või siis kaob ära jälle suve poole või
või noh, mis on seal kuskil idakaares või kui kõrgele läheb päike ja noh, niimoodi nad vaatasid aega ja see ongi nagu tähtedelt nii-öelda aja lugemine või. Ja no siis mina võib-olla nii väga ei vaata oma horoskoobi puhul nagu seda, mis seal taevas tõesti toimub, sest ma ju üldiselt elan linnas või siis on noh, lumepilve all siin praegu, et nagu taevast liiga palju ei näe. Kuigi eile ma nägin Orioni vööd. Orioni vöö on mu lemmik täht taevas. Tal vist ei ole tegelikult suurt vist horoskoobiga mingit pistmist Orionil, aga mingi need Giza püramiidid vist on selle järgi ehitatud. Need olevad nagu täpselt selles 3 punktis. Mina ei vaata nagu nii palju tähtede järgi seda, aga nagu noh, ma saan ju, tänapäeval meil on kalendrid, ma saan nagu kalendriga paik järgi vaadata tagasi ja siis edasi. Nii et igatahes tõdemus oli, et paber ja pliiats ja matemaatika aitavad. Paber ja pliiats ja matemaatika aitavad. Eelmises saates ma rääkisin, et mulle meeldib matemaatikat teha paberi ja pliiatsiga ja see on nagu tõsi, aga siin ma tegelikult nagu laiendaksin seda vist, sest ma ei tea, see on nagu ikkagi nii naljakas. Mõned asjad on ikka ma ise on ikka vahel nagu nii naljakas. Ehk terve elu ma olen ju olnud see ilgelt andekas joonistaja, aga mul on olnud endal. Võib-olla sellepärast, et kõik teised on nagu nii näinud seda ja ma tahan alati hästi vastutuult kõndida, on ju. Sellepärast mul on olnud tegelikult hull probleem joonistamisega. Ma ei ole tegelikult kunagi nagu nii väga tundnud, et joonistamine kuidagi nagu vabastaks mind või oleks mulle nagu siuke hull asi, mida mulle meeldib teha, aga ma arvan, et see ongi vist veits see allaandmise teema, et mul oli nagu võib-olla liiga nagu tõsiselt võtsin neid ootusi endale ja nagu kuidagi võtsin need ootustega ka hästi palju kaasa seda, et mis see nagu joonistamine siis nagu teiste jaoks on ja võib-olla mind nagu ei vist ei huvita nagu nii väga siuke nagu klassikaline joonistamine, ma tahaks nagu lihtsalt sodida ausalt öeldes, ma tahaks nagu täiega sodida ja nüüd ma olengi hakanud sodima ja ma olen nagu väga näinud vaeva selle nimel, et nagu lubada endal lihtsalt nagu sodida. Mina, kes võiks nagu põhimõtteliselt sinu portree ka ära joonistada nii, et sa tunned ennast sealt ära. Ma tegelikult tahaks nagu joonistada nii, et sa ei saa aru, et sul silmadki nagu peas on. Nii meeldiks mulle joonistada. Ja võt seda ma vist nagu, ma tõden, ma olen seda nüüd natukene juba teinud siin detsembris hakkasin pihta ehk eelmine aasta. Ja nüüd juba siin olen uuesti ka, siin jaanuaris juba ka. Ja ma tahakski nagu rohkem, et paber ja pliiats aitavad ja just nagu joonistagi täpselt nii, nagu mul nagu endal tuleb tunne, et nii ma nüüd joonistan, sest tegelikult see on vabastav mulle. Aga see on mulle ilmselt vabastav puht sellepärast, et mulle tegelikult meeldib joonistada. Võib-olla sul on mingi muu asi, mis sind vabastab. Ja matemaatika aitab ka, sellest ma olen veennud ja see ei ole ka ainult see, et sa pead mingi 357 pluss 23 panema, ma olen kuskilt tegelikult ka kunagi lugenud või kuulnud, et näiteks sudokude lahendamine või siis Jaapani mõistatus, mis on meis ka nagu joonistamine samal ajal. Et nende niisugeste loogikaharjutuste tegemine, see tegelikult nagu treenib meie mõtlemist, mitte üle mõtlema, kui on sul probleeme näiteks üle mõtlemisega, siis mida mul kindlasti on, ma arvan, et see ülemõtlemine oli nagu mul kõige suurem haigus üldse. Ülemõtlemine siis, see mingi luupi kinni jäämine ja see vastikud mõtted, mis lihtsalt ei lähe ära ja nad lihtsalt võib-olla saad lahti ja see hakkab otsast pihta ja nagu kui sa oled kogenud ülemõtlemist, sa raudselt tead, mis on ülemõtlemine. Ma isegi siiamaani ei oska täiesti seletada vist inimestele, et mis asi see ülemõtlemine on, kes võib-olla üle ei mõtle. No täiega blender lihtsalt, nagu kinni jääb sinna ja selle vastu aitavad matemaatika. Plus matemaatika aitab ka järeldusel, et ma olen sendimiljonär juba. Kui sa nagu mõtlemise vabaks lased, siis on nagu kõik võimalik, see on tegelikult jumala tore. Igatahes siis teiseks lubadus oli naudin tagant tuult ja kuulan oma keha. Tagant tuult. Lubaduse all saates, kus see alustekst siis oli, kus ma selle lubaduse endale praegu välja tuletasin, ma rääkisin hästi pikalt veest ja rääkisin oma kehast, on ju. Või rääkisin mitte ainult enda kehast, aga rääkisin ka karvastest nahkadest ja rääkisin tumedatest nahkadest ja rääkisin pikkadest ripsmetest ja milline see keha on. Sealt siis tuleb mul see kuulan keha. Ja tegelikult ma ju lubasin ka, et 1. jaanuaril ma jätan suitsitamise maha ja sellega mul läks täpselt nii, nagu ikka 1. jaanuari lubadustega läheb. Ehk ma ei ole sellega veel üldse hakkama saanud, aga ma pole alla ka andnud.
või ma olen alla andnud, aga mitte alla andnud, ehk mingi hetk ma ikkagi tahaksin väga kõvasti vähendada seda see aasta, aga ma saan aru, et mul on nagu mingid plokid väga endiselt ees, näiteks üks asi, mis mind täiega takistab, on see, et igaveseks maha jätta nagu ma ei taha, ma tahan selle peale kohe teist suitsu, ehk ma pean mingi selle plokiga tegema, et ta ei peagi ju tegelikult igaveseks olema. Või siis on see küsimus sellest, kas peab nagu täiesti ära jätma või kas ma äkki suudaks ikkagi kuidagi nii, et ma oleks ka mingi pühapäeva suitsetaja või mis olukordades mulle näiteks meeldiks, et mul nagu, ma pean seal nagu mingisuguseid asju veel ära lahendama, pluss ma ka sain väga nagu aru siin paar päeva tagasi, et üks asi, mis mul nagu takistab või mis tõttu ma nagu ei julge vist suitsetamist veel nagu maha jätta täiesti, on see söögiprobleem ehk mu nagu algne sõltuvus. Muideks Müürilehe detsembri number oli sõltuvustest, nii et väga põnev oli. Mine loe, kui sind huvitab. Minu nagu algne juursõltuvus ikkagi on nagu söömine, ülesöömine, paksuks minemine ja igasuguste sõltuvuste taga minu arust ja selle psühholoogi arust seal Müürilehes ka on see, et sul on nagu mingid muud mured. Kuskil mujal on mingi jama lahti, mis tõttu sa siis lohutad ennast mingi muu asjaga, mis võib sulle nagu ka muidugi veel suuremaid stressi tekitada, siis sa oledki seal nagu tsüklis sees ja ongi nagu jama lahti, on ju. Ja minu esimene juurprobleem on ikkagi ülesöömine ja ma olen nagu nüüd saanud kõhnaks ja siin mingi mitu korda juba oma elus kaalu kaotanud ja nagu tegelikult olen isegi ju suht nagu liikuv ja nii edasi, aga nagu ikkagi mul on kuskil nagu sügaval see hirm sees, sest mida kõik räägivad, sa jätad suitsetamine maha ja lähed kohe nagu mingiks tünniks, on ju, ja siis nagu muidugi mul on veits siuke mingi ma nagu ei taha uuesti tünniks minna, aga ei taha nagu enam suitsetada ka, igatahes ma endiselt tegelen selle teemaga, et ma jätan suitsetamise pühapäeva see aasta. Või mis ma vanasti rääkisin, et kolmapäeva ja vihmasuitsetaja. See on mul teemaks, aga nagu kuulata kehaga mingite teiste viiside alusel, ehk siis ma ei tea, mul hullult meeldib nüüd tantsida, ma olen nüüd alates 3. jaanuarist harjutanud hakken-tantsu, mis on hardcore tantse, kus sa nagu hüppad üles-alla, ainult jalad liiguvad enam-vähem, seda ma olen harjutanud, sest mul on tunne, et nagu keha tahab praegu seda teha. Aga samas keha kuulamine on ka see, et ma kuulan võib-olla iseennast, sest minu keha ju räägib, mina siis räägin läbi enda keha. Eks see on mul nagu see üks teema ja siis see teine on taganttuult, naudin taganttuult. No selle ma tuletasin välja sellest nagu veejutust, et vesi voolab, on ju, ja tegelikult vist ju eesti keeles öeldakse, et inimene, kes võib-olla veits nagu erineb teistest, et ta nagu ujub vastu voolu, on ju, öeldakse või? Et ta nagu ei lähe nagu massiga kaasa, et ta nagu paneb oma teed, aga mul kunagi hästi ammu oli siuke olukord, et ma olin mingi 23 või, umbes 10 aastat tagasi, jah. Üks mees ütles mulle, või ma kuulsin, või mulle nagu räägiti edasi, et üks mees ütles mulle, et mina olevat siuke inimene, kes nagu kõnnib kogu aeg vastu tuult. Ja mina nagu ei saanud aru, ma ei toonud nagu, muidugi ma räägin see, söömisprobleemid, mul söömisprobleeme selles mõttes ei olnud, et mina ennast nagu liiga näljutanud ei ole, mul oli ikka rohkem see probleem, et ma nagu sõin liiga palju. Ja siis ma nagu mõtlesin, nagu miks ma nagu keha talle ette jääb, et nagu mul oli veel küür ka, et nagu ma kõnnin nagu hullult mingi umbes siuke küürus olekus, nagu umbes kogu aeg oleks nagu tuul vastu nägu ja siis nagu raske veits kõndida, ja siis ma nagu aastaid mõtlesin nagu, et miks ma talle nagu ette jäin või minu just nagu kõnnak veel. Kuni ma siis maikuus tegelesin siin mediteerimisega, eelmine mai, ja Mari, mu õde, soovitas mulle, sest ma kuidagi ei osanud alustada selle mediteerimisega alguses, siis ta ütles, et nagu talle meeldib niimoodi alustada mediteerimisega, ta kujutab ette, et tuleb tuul ja nagu viib talt ära kõik need teiste peale pandud mingid ootused ja mõtted ja asjad ja et nagu puhastab nii-öelda ennast ära, nii et sa saad nagu uuesti nagu täiesti selleks puhtaks sinuks midagi siukest. Ja siis ma nagu mitu korda tegin seda ja alati oli mul nagu tuul mega vastu, mul oli nagu siuke tohutu tuul oli vastu, kuni ma siis ükskord mediteerisin mingil teemal ja järsku mul oli nagu tagant tuul. Ja
kujutad ju ise ka ette, et kas sa oled nagu tagant, kas sul on nagu vastutuul või sul on taganttuul, no taganttuul sa ikka liigud nagu väga-väga palju kiiremini ja siis umbes nagu pärast seda mediteerimise kogemust, kus mul see tuule nagu suund vahetus, umbes 1, 2, 3, mulle jõudis kohale, et ma olin nagu 10 aastat tagasi veel olnud suht toona siuke ilusas eesti keeles rääkiv inimene, kes väga palju inglise keelt ei mõistnud ega ingliskeelseid väljendeid ei teadnud, ma olin nagu valesti aru saanud tolle mehe idees, sest inglise keeles ju öeldakse, et against the wind vist, et kui inimene nagu erineb ja on nagu teistsugune, tahab oma asja teha, et siis ta ei uju vasta voolu, vaid ta kõnnib vasta tuult. Ehk tegelikult oldi nagu mõeldud seda, et ma olen siuke omapäine ja tahan teha, mis asja ma ise tahan teha. Mina olin nagu mingi tüübile ei meeldi, kuidas ma kõnnin. Ehk nüüd nagu selles, ja see oli tegelikult nagu mega vabastav kogemus, kui ma nagu kõik selle pusa lahti arvasin. Ma mõtlen, mul oli mingi 10 aastat kaelas, et mingi mees arvab, et minu künnakul on midagi viga. Kuigi tegelikult ta vist üldse mõtles seda nagu komplimendina. Ma ise olin täiesti loll olnud ja pärast sellest arusaamist mul käis nagu täielik vabanemine ära ja nüüd ma tahaks nagu seda taganttuule tunnet tegelikult nagu veel rohkem oma elus tunda. Et võib-olla panengi veits nagu vastavoolu, aga siis ma vähemalt nagu tuul on tagant. Ehk see on mul see lubadus, et see tuul on tagant ja et ma naudin seda, et ma nagu enam ei arva, et see on nagu mingi halb asi. Vot. See on siis kommentaariks mu lubaduse kohta. Värskenduseks tuleb välja, et jätkame eelmist värskendust, sest see oli tõesti väga värskendav uus töö, mis siis on mu vaiba tehas. Laibavaiba ehk siis kaltsuvaiba tehas üksikisikus mina. Ma ju isegi ei suut veel sellega nagu alustada, aga sinna otsa ka mu need teised kotid ja muud heegeldamise ja tikkimise asjad. Mulle nagu, siin mul nagu ei tunne, et mul oleks mingit uut värskendust vaja, mul on lihtsalt nagu vaja võib-olla veel rohkem nagu jõudu sellesse vanasse värskendusse. Ehk ma täidaksin hea meelega oma aastat endiselt nende teemadega, seda aastat, mis meil nüüd on alanud. Soovitan ma endale sõrmede liigutamist. Ja see võib-olla läheb veits kokku selle lisakommiga, mis oli Nina raamatusse. Ja Nina raamatusse all siin, mul niikuinii suht nina kogu aeg raamatus, loen igast asju kogu aeg ja nagu üldse isegi võib-olla mitte kvaliteetset asju, ma loen suht kõiki, mis ette jääb, mulle hullult meeldib lugeda. Aga seekord ma nagu tahaks, ma ei tea, kas sa mäletad, ma veebruaris rääkisin, kuidas ma olin Tartus raamatupoes ja vaatasin seda Eesti kirjanduse riiulit ja siis seal oli nagu mingi üks naine umbes, ma ei tea, mingi 100 mehe vahel ja siis ma mõtlesin, et mis neid mehi nagu, miks need mehed nii erilised on see, et nad on lihtsalt nagu julgenud otsustada, et nad nagu on kirjanikud, on ju, ja siis on nagu ära suutnud ilmselt veenda oma mehelikkuses, et teistele ka, et nad on kirjanikud ja neil on vaja neid raamatudiile ja nii asju. Ja ma otseselt ei tahagi väga vist mingit ma ei taha öelda, et ma kirjanik olen, sest ma olen anti-olen. Mulle nii väga ei meeldi need mingid sildid, mis me endale külge paneme. Ma nüüd ära leppinud sellega, et minu kohta võib öelda kunstnik, sest siis ma saan aru, et siis ma võin nagu suht ükskõik mida teha ja siis on nagu teistel veits lihtsam võib-olla nagu hakkama saada sellega, et ma nagu midagi olla ei taha. Mingi kindel töökoht või mingi kindel asjandus. Mulle nagu, ja teistpidi ma näiteks mõtlesin ka kolkablika või nagu see kolkablika termin on mind aidanud väga palju selles, et nagu ma ei taha endale mingeid silte külge, et siis see kolkablika on siuke hea silt, mida endale külge võtta, mis võib nagu ükskõik mida tähendada, sest ma olen ju ka kogu aeg rääkinud, et ei pea sa üldse isegi nagu ainult tüdruk olema, et sa kolkablika olla saaks, ega ei pea sa olema kolkast pärit, sest terve Eesti on niikuinii nagu kolgas maailma mõttes ja et nagu ta on siuke nagu tühi vaba termin ja sa võid nagu ise täita, on ju. Ehk kirjanikuks ma otseselt nagu ei tahasin saada, aga ma tahaksin nüüd raamatut kirjutada, sest ma olen nüüd nagu välja mõelda, et miks mitte? Ma tahan nüüd raamatut kirjutada. Ma nüüd hakkan kirjutama. See on mul selle uue aasta soovitus. Sõrmede liigutamine on kasulik ja kui sa kirjutad klaviatuuri peal, siis mõlema käe sõrmed liiguvad samal aegselt veel, on ju. Kuigi eks ma ikka seda vasakut kätt ka veel harjutan. Nii et nina siis raamatusse, mille kirjutan mina ise. See ei ole mul lubadus, see on mul soovitus. Ma soovitan ise endale raamatut kirjutada lisakommina.
küsimus uude aastasse. Mul on endal väga tore ju. See on nagu siuke ka väga vastutuult küsimus, isegi alguses ei ole küsisõna ja küsimusena kõlab ta ainult siis, kui sa oled nagu ikkagi natukene inglise keelt õppinud ja tead, et või norra keelt näiteks, sest norra keeles ka, kui sa norra keeles küsimust küsid, siis lõpus nagu küsimärgina see intonatsioon tõuseb. Ja ma olen kuulnud, et mõned vanemad inimesed virisevad selle üle, et noored enam ei räägi nii nagu monotoonselt eesti keelt, et tulnud nagu hüppame üles alla. Mulle sobib, ma olen nüüd nagu hästi palju leplikum selle keele teemaga olnud viimasel ajal. Ilgelt palju on keele teema peale mõelda, aga mulle sobib, sest minu küsimus on, et mul endal on tore, on ju. See on selline hea küsimus, mida endale siis aasta jooksul nagu meelde tuletada, et võib-olla nagu nii palju enam uusi asju ma tahan ka muidugi ikka teada saada, aga mingid sellised teemad otseselt, et mida ma nüüd see aasta tahaksin nagu avastada küsimuse kaudu, seda mul nagu selle järgi vajadust pole, mul on vist vajadus seda küsida endalt, et tšekkida inni, nagu nad inglise keeles ütlevad, et on tore, on ju. Ma soovitan seda küsimust sullegi, sest kolkablika horoskoopi võib endiselt kirjutada. Seda leiab meie Instagramist, seal on olemas õpetus. Kolkablika newsletterist võetud ehk selle pildi all, kus on Maarja Magdalena, kes oli Jeesuse jünger ja mingi kõik mehed aastate läbi, kes seda kuradi kirikut seal ajavad, on teda mingiks litsiks ja ma ei tea, milleks kõigeks kutsunud, sest kuidas on mingi, et üksik naine jookseb mingisugune Jeesuse järgi, et ta peab ju olema kohe mingisugune kahtlane prostituut, on ju. Tegelikult oli lihtsalt nagu naine, kellel oli ka mõte kaasas, tuli mingisugune tüüp, kes on nagu räägib järsku mingit põnevat uut juttu ja nagu tal sellel mehel tegelikult ju Jeesusel siis ei olnud nii väga vahet, et kas sa oled mees või naine. Ta tahtis nagu seda lunastust kõigile, eriti veel vaestele ja eriti veel nendele, kellel nagu elus on mingid marginaalsed või kes on nagu kuhugi nurka surutud ja edasi, seal hulgas siis naised on ju. Ja Maarja Magdalena oli tal nagu mõttekaaslane. Ta oli nagu tark tüdruk ja see pilt siis, kus on see Maarja Magdalena, kellel on kergelt sõrm püsti, et selle pildi tagant leiad selle õpetuse, kuidas kolkablika horoskoopi teha kolkablika Instas. Kinnitus, nagu ma ütlesin, siis saatest, või ma unustasin selle eelmine kord sealt saatest üles korjata. Nii et siis täna hommikul ma võtsin kaardi ja kinnitus kõlas, et naudin oma üksindust. Suudan kohe lakata üksi olemas, kui seda soovin. Ja mis mulle meeldis selle kaardi tõmbamise puhul täna peale selle, et see kuidagi mätsib mu selle eelmise aasta kinnitusega, mis oli, et kõik viin lõpuni, mida ma siis tegin, on ju. Et nüüd ma olen üksi ja nüüd ma siis naudin oma üksindust, et seda üksindust ma saan ka alati nagu lõpetada, kui ma tahan, sest üksildusel ja üksindusel on ju vaata vahe, on ju. Ja üksildane mina kindlasti ei ole. Pluss mulle tegelikult ikka meeldib suht üksi olla, sest mis mulle meeldib selle puhul on see, et 9. kaart, erakkaart, mis mul täna hommikul kaardipakist välja tuli, see on minu nii-öelda isiksuse kaart tarokaartide järgi. Tarokaartides sa saad välja arvutada oma isiksuse kaardi, kui sa lööd oma need sünnikuupäeva kokku, et 14.12.1990. Kui sa kõik need numbrid kokku paned, siis mul tuleb number 9, mis on erakkaart, ehk ma siis nagu saangi kinnitada, et ma nagu mingil määral naudin oma üksindust, aga mingil määral ma siis ka naudin nagu iseendaks olemist. Naudin oma eraklust ja taganttuult vastutuult ujumist. Taganttuult naudin. Ja tegelikult ma ei taha ujuda ka enam vastutuult. Mu unistus on ikkagi sinna Doonausse sisse minna ja seal nagu hõljuda seal selle vooluga kaasa. Nad teevad seda seal. See on mega lahe. Ma tahan ka seda teha. Ja nüüd me olemegi jõudnud lõppu Lisakomm ninaraamatusse. Ma arvan, et mu esimese raamatu nimeks saab. Ma arvan, ma kirjutan selle inglise keeles esimese raamatu. Oi. Ma äkki kirjutan 2 keeles korraga. Igatahes ma arvan, et mu esimese raamatu nimeks saab The Trash Mountain. Sest ma siin olen varem ka rääkinud, et umbes mäkk ronimine ja edasi on ju.
olen nagu üritanud neid või Kolgata tee, see Jeesuse tee, et nagu veits künkast üles, on ju, et olen nagu võtnud seda mäge veits kui nagu mingisugust ka metafoori, kuidas nagu elu käib, on ju. Ja nüüd ma olen siin eelmise aastal nägin esimest korda ära need Alpid, ise olen mingi 7 aastat Austrias elanud, aga Alpe ma ei olnud enne näinud, sest aeglane ja põhjalik või siis õigemini ühe koha peal paigal meeldib mulle istuda. Kui just õde käest kinni ei võta ja siin mäe otsa ei vii, sest seda Mari tegi, ma käisin mäe otsas ja siis ma jäin nagu mõtlema mägede peale oma elus. Ja me kõik teame muidugi Munamäge ja nii edasi, aga ikkagi ma arvan, minu esimene nagu mägi, millest ma teadlikuks sain peale võib-olla selle Kivimäe, mis on Väätsal, kus on need 2 suurkivi ja siis need suusamäed on ju, mis tegelikult on üks, ma ei tea, vist ongi tehtud meelega sinna suusamäeks, sinna suurte majade vahele, aga teine on tegelikult ju mõisakelder on ju, mille katuselt me alla lasime, siis nagu see üks nagu 4 siis juba või. 2 suusamäge ja siis meil oli tegelikult veel Männimägi ja no need on tegelikult ju kõik väga künkad on ju, siis vahet pole see number. Veel üks väga suur mägi, mis minu nagu teadvuses on olnud juba väga nagu lapsest saati, on Prügimägi. Nii et Prügimäest ma tahaks selle raamatu kirjutada. Vot. Vist ongi nüüd tehtud saade. Tänane saade sai lindistatud keldris. Üldse mitte mäe otsas, täitsa nagu keldris, mäe all. Mäge siin peal ei ole, aga täielik spordihoone on siin all. Ma olen keldris Väätsa stuudios. Väätsa stuudios, kus on tehtud valikud minu teada, enamik neist vist, mõned on võib-olla Tallinnas ka tehtud, ja on ka salvestatud Taive küsib saated, mis järgmine tulebki juba see reede. Nii et veel kord kõnnime, ujume vastuvoolu ja soovime siin mitmeisikuliselt, ma soovin sulle parajat uut aastat ja me kuuleme taas järgmisel 2. esmaspäeval, 23. jaanuaril, kui on valitud juba Eesti Laul. Ma nii ootan seda. Tšau. Ühine kolkaplikadega kolkaplika.ee